Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, on teisipäev ja kell on 1 ning mõni minut pealegi ning loomulikult on eetris Krimiraadio. Stuudios on ajakirjanik Raul Ranne, hiljem liitub minuga ka Karel Reisenbuk. Tänases saates võtame fookusse 2 teemat. Saate teises pooles tuleb meile stuudiosse munitsipaalpolitsei juhataja Elari Kasemets, kes aitab selgitada, millised volitused ja võimalused on MUPOL tänavapättide, elukutseliste joodikute ja hulkuma pääsenud murdjakoerte ohjeldamisel. Aga kõigepealt räägime nähtusest, mis aina jõulisemalt endast teada annab. Räägime ise hakanud niinimetatud pedofiiliküttidest, kes aeg-ajalt võtavad endale ka kohtumõistja ja ka karistaja rolli. Kellega tegu ja kuidas sellisesse isetegevusse suhtuda, sellest kõneleb Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Isko Vares. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere. Isko, mis tundega te loete või vaatate intervjuusi seltskondadega, kes nimetavad ennast pedofiiliküttideks? Selliseid intervjuusi on viimasel ajal paraku päris palju olnud. Tõsi ta on, et selliseid intervjuusid on päris palju ja ka neid erinevaid gruppe on üksjagu palju tekkinud. Et eks me vaatame ikkagi suhteliselt mureliku pilguga nende inimeste tegevuse peale. Miks murelikult? Murelik ennekõike just sellepärast, et oma tegevusega number 1, nad võivad ise ohtu sattuda, number 2, nad tegelikult oma tegevusega võivad täiesti valele inimesele vale kuvandi luua. Et need on need põhilised suunad ja tegelikkuses kolmandaks on see, et nende tegevuse tagajärjed võivad olla väga traagilised. Viimasel ajal on ka liikvel olnud päris mitmed videod, kus just nimelt need samad pedofiilikütid on endale võtnud õiguse, mitte ainult siis jahtida pedofiile või nende arvates pedofiile, vaid nad on ka juba seal väikest viisi kohut mõistmas ja ka karistamas. Ja sellised videod liiguvad, et kuidas te neid vaatate või mis pilguga? Kriminaalpolitseiniku pilguga, et see, kes kellelegi kallale läheb, teda tuleks võimalikult kiiresti üles otsida ja menetlus alustada ja siis vastava paragrahviga menetleda, kui seal on kuriteokoosseis. Et antud juhul me oleme näinud nii mitmeidki videosid, kus on inimest väärkoheldud, et ma arvan, et nii mõneski nendes on toime pandud kuritegu ja neid tuleb menetleda. Olgugi, et inimesed ise, kes neid tegusid toime panevad, väidavad, et nad teevad ühiskonnale head, aga jätkuvalt, et Eestis on kohus see, kes mõistab, kas inimene on teinud midagi valesti või ei ole ja enne kohut siis peab see kadalipu ehk siis politsei peab seal tegutsema, et asja eeluurimisega kohtu alla anda. Sellest kõigest räägime hiljem veel, aga ma kõigepealt püüaksin ära tähistada need seltskonnad, kes ennast pedofiiliküttideks nimetavad. Need on erinevad seltskonnad. Ma ise enda jaoks olen nad lahterdanud 3 liiki. Ühed neist on mingisuguse sellise neonatsliku kalduvusega grupid, kelle üheks tegevuseks on siis just nimelt siis pedofiilide küttimine. Oled sa kursis ja tead neid? Jaa, et sellised tegelased meil Tallinnas kevadel tegutsesid. Noored üldiselt, kui veel täpsemaks minna, siis nad olid vene noored, mis oligi nende puhul hästi huvitav, et nad olid või viljelesid nii-öelda neonatslikke viise, aga samas oli hästi kõva vene ideoloogia seal sees. Ehk siis sealt said nagu 2 erinevat seltskonda või mõttemaailma ikka said kokku ja siis toimetasid, aga nad olid väga noored poisid ja õnneks vähemalt täna meile tundub, et vestlusest piisas oma kuritegude sooritamisel välja jõudnud. Tähendab, sa ütlesid, kevadel tegutsesid, see tähendab, et hetkel või tänaseks on nagu nende tegevus peatatud või?
No tahaks loota, et vähemalt nad ei ole praegu aktiivselt tegutsemas või vähemalt me ei ole näinud, et see samane seltskond väga aktiivselt silma paistaks. Aga kevadel tõepoolest pidevalt üleskutsed, lähme pedofiile otsima, lähme pedofiile peksma, olid üksikud siuksed, ütleme, rünnakualged ka, aga kuna me olime nende tegevusega suhteliselt kursis, siis me jõudsime juba politsei kas siis patrulli või kiirreageerijad piirkonda suunata, et nende tegevus jäi poolikuks ja tihti oli ka tegelikult see, et kuna nad olid nii noored, siis nad ei suutnud ise veel piisavalt arvestatavalt rahvast reaalselt kohale kutsuda kusagile parki, et üldjuhul jah, et üleskutsele vastas väga suur arv rusikaviibutajad, aga kohale tuli käpu täis ja need ka noored poisid. Ma peangi üle täpsustama, et mina olen enda jaoks ära tähistanud ka teatud sellise selgelt Putini sõbraliku või Kremli-meelse seltskonna ka, kellel on põhimõtteliselt sarnane tegevus, aga jutt ikkagi nagu päris siuke Kremli jutt. Nüüd korraks jäi mulje, et need on peaaegu üks ja sama seltskond või need on ikkagi erinevad seltskonnad? Nii ja naa, et vähemalt need, kellega meie siin Põhja prefektuuri territooriumil kokku oleme puutunud, et ütleme nii, et tavainimese jaoks tunduvad nad kõik ühed skinnid, suhteliselt sarnased, et mingisugused, tavaliselt mille järgi eristatakse, on riided, on ju. Aga kui sisu poole peale vaadata, siis jah, et pigem ikkagi see, millest ilmselt sina räägid, see on seesamane seltskond, kellel olid siis väga spetsiifilised riided ja ikkagi Kremli siukene mõttemaailm, mõjutused vähemalt olid olemas, ka nende chatis liikusid erinevad õpetused, kuidas politsei eest varjuda, kuidas ettejuhtuvatest materjalidest mingisugune relv, pommike teha, et see tuli ikkagi kõik sealt Vene maailmast. Nad olid mõjutatud. Et ühelt poolt nad tegelesid enda arvates õilsa asjaga ja püüdsid pedofiile, nii-öelda puhastasid ühiskonda mingisugusest hälbest, teistpidi nad vastandasid ennast justkui riigiga või siis riigi politseiga või? Saan ma nii aru? Ilmselt nad nii sügavamõttelised ei olnudki, et lihtsalt nad olid juhitud, et nagu me ka täiskasvanute maailmas oleme ju kuulnud, et meie idanaaber väga, väga osavasti suudab inimesi mõjutada ja aju pesta, siis lihtsalt nemad olid ka need mõjutatud isikud ja eks nad hästi palju nende selles kõnepruugis üleskutsetes kõlasid ka sellised terminid ja ütleme siis üleskutsed tegudele, mis olid juba mõned aastad tagasi näiteks Venemaal toimunud seal metroos, kus peksti mustanahalisi, et samasugused üleskutsed olid ka meil tegelikult Tallinnas, et minna trammi ja teha seal see peks, eks ju. Et see kõik viitas sellele, et nad said oma mõtteid idanaabri. Kolmas grupp, seda olen ma oma peas nagu mõelnud, need on kohapealsed kättemaksjad või et ütleme mingid kutid, kellele tundub, et nende rajoonis elab keegi mees näiteks, kes justkui on pedofiil ja teda tuleks karistada enne, kui asjad halvaks lähevad. Kas see tuleb sulle tuttav ette? Tuleb, aga ma jälle liigitaksin seal natukene laiemalt, et siin meediast ja igalt poolt on juba läbi käinud ka, eks on see pedoment ja siis on pedohunting, et pedohunting, tegelikult seal nagu pigem on siukseid Lääne-Euroopast ja mujalt maailmast neid jooni, et kutsutakse üles siis pedofiilidega neid karistama, kuna riigipolitsei ei saa sellega hakkama. Et pigem sealt on need niidid, aga pedomendi puhul, et nemad on siuksed kohalikud inimesed siis, kes valutavad südant meie laste heaolu pärast ja on otsustanud, et nad siis üritavad midagi ära teha. Enne kui pausile läheme, kas sul meenub mõni selline juhtum ka nüüd viimasest ajast, kus selgelt need samad pedokütid või pedofiilikütid on läinud ikkagi omadega liiale ja ütleme sellisest võib-olla lihtsalt väljameelitamisest ja siis püüdmisest on saanud ikkagi otseselt üle käte läinud karistamine, oma kohus ilmselgelt.
ma võib-olla räägikski selle nurga alt, et mitte kehalise väärkohtlemise poole pealt, aga ma räägiks, või mis ongi võib-olla isegi veel valusam nurk, on see, kus ilmselt vale inimest on pedofiiliks tembeldatud ja teda on siis seal internetimaailmas selle nime all ka esitletud ja see inimene on täitsa hädas, et tegelikult ta ei ole pedofiil ja ta ei suuda kuidagi oma lähedastele, oma tööandjale ja teistele inimestele, kes teda tunnevad, kuidagi pidi enam vastupidist tõestada. Ehk siis oma tegevuse tõttu, miks see tegevus selles osas nii ohtlik ongi, et kui satutakse vale inimese otsa, kes tegelikult ei ole, ta võib-olla käitub pedofiilile sarnaselt, aga ta tegelikult see ei ole, siis võidakse see inimene väga keerulisse situatsiooni panna ja võime ainult ise ette kujutada, kui me oleme sellises situatsioonis ja meid süüdistatakse millegis, mida me teinud ei ole ja see tehakse tervele maailmale avalikuks, et see on päris tegelikult traagiline selle inimese osas. Kindel see, aga meie teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Saate esimeses pooles oleme teemaks võtnud isehakanud pedofiiliküttide jõugud. Kas on tegu tubli algatusega või siis siiski äärmiselt ohtliku omakohtuga? Selles aitab selgusele jõuda Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares. Hisko, me ju soosime ja toetame näiteks vabatahtlike tuletõrjujate tegevust. Me soosime kõikvõimalikke vabatahtlikke päästjaid, merelt päästjaid ja soosime ka abipolitseinike tegevust. Kas vabatahtlikud pedofiilikütid võiksid moel või teisel või kuidagigi olla abiks Eesti politseile? No ma ei julge ega ei oska siin nüüd niisugust koostöövormi päris välja pakkuda, et selles osas peaks natukene nõu pidama ja arutama seda nurka. Aga mida need inimesed, kellele need pedofiilid või siuksed kahtlased isikud silmapeale satuvad, mida nad teha võiksid, on kindlasti politseid teavitada, kas siis veebipolitseid ja need veebis olevad vihjed siis aadressidega edasi saata või siis teavitada 112 või kohaliku piirkonna politseid, kui asi ei olegi veebis, vaid tegutseb kusagil külas mingi kahtlane meesterahvas või naisterahvas. Et loomulikult, et nad võiksid oma teadmised politseile teatavaks teha ja varem või hiljem sinna ka reaktsioon järgneb, see on kindel. No seal sagedane nende tegevus näeb välja selline, et kõigepealt leitakse mingisugune kontakt mingisugustes spetsiifilistes chattides või juturuumides veebis ja siis juba luuakse kontakt ja meelitatakse inimene välja, no ja siis minnakse kohtuma ja seal toimub siis vastavalt häbistamine ja karistamine või vähemalt ära tähistamine. Kuhu maani on nagu mõistlik tegevus ja kust maalt edasi on juba tegelikult ebamõistlik, kui püüda aru saada või kuidagigi legaliseerida seda tegevust? No tegelikult eks ta niisugune piiripealne tegevus igati pidi ole, aga ma arvan, et sellest hetkest saadik, kui on enda jaoks selgeks tehtud, et näed, et see Hillar või Ivar tõesti tahabki ja imustabki noori lapsi, et sellest hetkest võikski see teadaanne tegelikult minna. Politseile täpselt, et või veebipolitseile või no, kuidas see kanal parajasti kõige mugavam on. Aga kindlasti need kohtumised, no neid ma ei soovitaks, sellepärast et elu on näidanud, et kohtumised võivad väga kergesti eskaleeruda ja tegelikult no, miks see nii ohtlik on? Ohtlik üks osa, mida ma juba enne seda pausi rääkisin, on ju, et võime sattuda vale inimese otsa ja häbistame teda, eks ju, terve maailma ees ja ega me siis neid tõendeid tema ju kindlasti eitab, on ta midagi teinud, on ta keegi pedofiil või ei ole, ta kindlasti eitab ja ega seal kaameras ka seda tõestust ei tule, nii-öelda tõestust, mis siis faktiliselt kinnitab, et ta on pedofiil, on ju. Aga ja teine osa on see, et me saame kokku inimesega, keda me ei tunne
Me ei tea, kas ta on kurjategija, me ei tea, kas ta on varem näiteks tapmisest üldse vangis istunud. Me ei tea, kui osav see inimene on erinevates võitluskunstides. Me ei tea, kas ta kannab kaasas relva. Me ei tea, kas ta kannab kaasas nuga. Et see taust nendele pedofiiliküttidel on kõik teadmata. Ehk et nemad oma suures naiivsuses minnes seal kedagi küttima võivad osutuda ise kütitavateks. Jah, see võib nii olla ja mis on kõige hullem selles olukorras, et kui me kujutame selle pildi ette, konkreetne X koht, nagu siin ka videotes on näha olnud, inimene kohtub, tal on see väike tüdruk on kõrval ja siis 3-4 maskides meesterahvast jooksevad talle peale. On inimene, kellel on nuga kaasas, ta asub nii-öelda enda kaitsele ja selle tüdruku kaitsele, kui imelikkusega meil ei tundu, ja ta kasutab oma nuga ja lõpuks ta on õige mees ka selle asja juures veel, sest et juriidiliselt ta kaitseski. Et see on nagu selles mõttes, et inimesed panevad ennast väga keerulisse situatsiooni. Nüüd nendes intervjuudest, millest me saatelõigu alguses siis juttu tegime, kus siis need samad pedofiilikütid ennast tutvustavad ja oma tegevusest räägivad, kostub sageli läbi ka etteheide politseile, et justkui nad on ju teatanud politseile, aga politsei ei ole asja tõsiselt võtnud, et on ilmselgelt sellised juhtumid aset leidnud või ilmselgelt on keegi mees näiteks siis võtnud ühendust pedofiilsete eesmärkidega mingisuguse noore inimesega. Ja näed, politsei ei ole midagi teinud. Ma ei tea, kuivõrd see sulle tuttav tuleb ette, kas on selliseid lugusid tõesti olnud, et mingisugune tegevus on toimunud, aga näed, politsei on öelnud, et meid ei huvita ja seetõttu peavadki siis inimesed omal algatusel tegutsema? Ma loodan, et politsei kunagi seda ei ütle, et meid ei huvita. Et ma loodan sügavalt, et seda kunagi olnud ei ole, aga lihtsalt paraku meil see menetlus toimibki selliselt, et kui see info meile tuleb, et ega me seda ju ennem laialt ei kuuluta, et me menetleme, et me toimetame nende inimestega, kui siis asjad jõuavad lõpuks kohtusse, et Eestis on ikkagi kohus see, kes siis lõplikult ütleb, kes meist on kurjategija, kes ei ole kurjategija. Ja paraku on ju nii, et kui me ei leia piisavalt tõendeid, me ei suuda ära tõendada, siis peame tõdema, et tegemist on õige mehe või naisega ja ta läheb oma teed. Mis ei tähenda seda, et kui me ikkagi näeme ära, et seekord me lihtsalt ei leidnud tõendeid piisavalt, aga tegu on ikkagi inimesega, kes käib seal ikka väga piiri peal või tegelikult on kurjategija, et ega me siis teda ära ei unusta, et seda ma julgen küll lubada, et politsei orbiiti ta jääb ja ta meil meeles pidevalt mõlgub. Ja lõpetuseks, mida siis ikkagi teha? Kõik me justkui tahame, et igasugu lapsepilastajaid liiguks ühiskonnas vähem. Aga samas on ju selge, et sellised ise hakanud kütte ei saa me usaldada. Kuidas see elu nii korraldada, et lõppkokkuvõttes oleksid kõik rahul? Vähem või rohkem siis? Ma arvan, et ega siin ei ole midagi, et see mitu osapoolt on ju, et politsei ilmselt mingil määral peab ka näitama võib-olla siis natukene jõulisemat suhtumist, et nii-öelda need pedokütid siis näeksid, et politsei tegutseb. Nende poolt ehk siis pedoküttide poolt ootaks sisukamat infot, et kui nemad näevad, kuulevad midagi, et nad annaksid info politseile, ise ei reageeriks sinna sündmuskohale või sinna kokkusaamisele. Et nagu ma juba kirjeldasin, mis seal kõik juhtuda võib. Ja kolmas osapool on meie kui lapsevanemad, et me prooviksime ikkagi aru saada, et kus meie lapsed internetis on ja millega nad tegelevad, et ega kõige algjuur lõppude lõpuks on ju täna meil see, et internet toob meile pedofiilid koju, toob meile tegelikult vargad koju, toob meile kelmid koju, et tegelikult internet on see
täna ma ütleks see kõige esimene asi, me peame selle kuidagi enda pere sees juba kontrolli alla saama ja kui me seda vähegi suudame seal hallata, siis ilmselt juba natukene lihtsam ka nii politseil ja võib-olla siis ka need pedofiilikütid ei pea nii palju oma südant valutama. Ja igal hetkel tuleb õigusriigis inimestele ka lastele meelde tuletada, et kurjategijatega tegeleb Eestis politsei ja kohtupidamisega tegeleb kohus, et seal ei saa olla mingisugust isetegevust, sest isetegevus lõpeb sageli mingisuguste vastupidiste tulemustega. Jaa, absoluutselt, sellepärast, et päevast päeva me isegi ju näeme seda, et politseinikud, kes on vastava väljaõppe saanud, reageerivad sündmustele ja eriti just viimasel ajal, et väga palju saavad politseinikud vigastada just niisugustele sündmustele reageerimiste käigus, et inimesed on agressiivsed ja me kunagi ei tea ette, et mismoodi see konkreetne inimene nurka aetud situatsioonis käituda võib. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Isko Vares, me täname teid, et tulite saatesse. Meie aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Liitunud on kaassaatejuht Karel Reisenbuk ja meiega on stuudios ka Tallinna munitsipaalpolitsei juhataja Elari Kasemets, kes nagu saate sissejuhatuses sai öeldud, aitab selgitada, millised volitused ja võimalused on MUPOL tänavapättide, elukutseliste joodikute ja hulkuma pääsenud murdjakoerte ohjamisel. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere! Elari, ma loodan, et te ei pahanda, kui me võtamegi esmalt jutuks need samad kurjad koerad, kes kipuvad inimeste elu segama ja viimasel ajal on sellest ka palju juttu olnud. Tallinnas tegeleb probleemiga just nimelt MUPO, ajada mööda linna taga murdjaid koeri kui igapäevane see teema teil on? Ei saa öelda, et on meile nüüd igapäevane teema, eriti kui me läheme nüüd sinna, et need koerad kedagi oleksid rünnanud või midagi sellist, et meil erinevaid teateid ikka laekub, tihti on nad seotud sellega, et see koer kas rikub siis öörahu või lihtsalt päeval häirib kellegi olemist. Selliseid tõsisemaid teateid, kus see koer on nüüd nii-öelda kas siis rünnanud või kellegile mingisugust ohtu või hirmu põhjustanud, et neid on mõnevõrra vähem, et vaatasime eile ka statistikat ja praeguse seisuga on meil selline 52 väärteomenetlust, millest siis 16 on praegu sellised, kus on juba ka nii-öelda see väärteomenetluse raames otsus tehtud, aga nendest 16 kõige 7 on siis sellised, kus tegelikult see koer on nüüd kedagi rünnanud või kedagi hirmutanud. On teil viimasest ajast meeles mõni konkreetsem lugu? No näiteks nagu midagi sellist, nagu oli Lagedil, kus mastifite kamp sõna otseses mõttes aastaid üht piirkonda seal terroriseeris. No õnneks Tallinnast ühtegi sellist lugu rääkida ei ole ja käesoleval aastal vähemalt munitsipaalpolitsei ei tea ühtegi sellist tõsise tervisekahjustusega koerarünnakut või lemmikloomarünnakut siis Tallinnast. Väiksemaid probleeme loomulikult on meil Nõmme piirkonnas üks koeraomanik, kelle suhtes oleme alustanud juba 3. väärteomenetlust, kes tihtipeale seda koera võib-olla ei ohja päris nii, nagu seda peaks tegema, aga seal on ka juriidilisi nüansse hästi palju, et kui seda koera antakse teisele või 3. isikule edasi, kes omakorda jälle selle koera seal kuskil kas siis lahti laseb või unarusse jätab või järelevalvete jätab, eks, et lihtsalt seal neid nüansse on natukene rohkem, aga see on võib-olla üks selline näide, kus me natukene rohkem oleme võib-olla selle ühe koeraga seotud, jah. No nendest nüanssidest võib-olla rääkidagi siis, et mida te teha saate, kui keegi hooletu peremees oma ütleme siis murdjakoerad jooksu laseb näiteks väravast välja? No ütleme, et teha tegelikult saame, et ma arvan, et see jutt, mis on tihtipeale ka võib-olla kuskile kõlama jäänud, et tegelikult sekkumiskünnist ei ole kohalikul omavalitsusel või ka politseil ei ole, et tegelikult on küll, jaa, iga sündmus on omanäoline ja vastavalt sellele tuleb ka need sekkumistaktikad või ka menetlustaktikad valida, aga ütleme, üldjuhul on ikkagi selline, et kui see koer on lahti, ta on avalikus ruumis, ta kellegile juba ohtu põhjustab, siis vahetut ohtu saab alati tõrjuda politsei, aga me räägime siin tõesti vahetust ohust, kui see koer just on siin tänaval, ründab kedagi, eks. Aga laiemalt ka, loomulikult me saame seda koeraomaniku vastutusele võtta, kas siis läbi väärteomenetluse, läbi mingisuguse ettekirjutuse tegemine, näiteks ettekirjutus, et kui põhjus on see, et koer pääseb aiast välja, et aias on auk, siis
me saame selle koera omanikule teha ettekirjutuse, et see aed tuleb ära parandada, see koer ei tohi sealt välja saada ja võimalusel hiljem ka kas siis kohaldada sunniraha, kui seda ettekirjutust ei täideta, ja või kui see koer on juba põhjustanud kellelegi mingisugust kahju, siis loomulikult saab ka seda väärteomenetluse korras nii-öelda seda koeraomanikku trahvida. Ma siis täpsustan üle, et saan aru, et teil on nagu mupol või munitsipaalpolitseil on õigus peremehega rääkida, teda manitseda, võib-olla ka veidikene tõreleda, aga kui läheb juba ründamiseks, kui selle peremehe koer kedagi jõuliselt pureb, siis on see juba politsei rida. Nüüd sõltub, siin tuleb natuke vahet teha seda, et kas see puremise tagajärjel on tekkinud oluline kahju tervisele või varale. Ütleme, et vara puhul on see, et kui see kahju on üle 4000 euro, siis on see politsei menetleda. Kui on oluline tervisekahjustus, siis on see ka politsei menetleda. Ütleme, et kui see kahju piirdub 2-3 hamba jäljega käel, siis tegelikult seda saab menetleda ka munitsipaalpolitsei väärteomenetluse korras. No see on üks valdkond, aga ärme jää siia pikemalt pidama. Räägime laiemalt mupo volitustest. Kui tänaval ei ole mitte koerad, vaid on, ütleme, ööklubi ja selle ees käib hoogne lööma ning mööda satub sõitma mupo patrull. Kas mupol on õigus sekkuda, need kambad laiali ajada või need inimesed vajadusel ka kuhugi toimetada? Kas on voli sekkuda sellisesse olukorda? Voli sekkuda on, ma isegi tahaksin natuke jõulisemalt öelda, et meil on isegi kohustus sellisesse olukorda sekkuda, et ma arvan, et ka ühiskonna ootus on seal, et kui ikkagi munitsipaalpolitsei mööda sõidab, siis ta ikkagi sellisel olukorral tähelepanu pöörab. Nüüd sekkumise puhul siis jah, seal hakkavad nüüd erinevad asjaolud mängima. Ütleme niimoodi, et korrakaitseseadus meile tegelikult selle õiguse annab. Avalik kord, selle menetlemine on täpselt samamoodi munitsipaalpolitsei rida. Küll nüüd tekivad tegelikult probleemid nüüd sellest hetkest, kui nad seda olukorda selle meie patrullametnikud lahutavad või lahendavad. Kui see pätt ikkagi keeldub oma isikuandmete andmisest, keeldub oma dokumendi andmisest või lihtsalt jalutab minema, siis väärteo korras meie teda kinni pidada ei saa. Meil seda õigust ei ole. Et põhimõtteliselt sellisel hetkel me peame kutsuma politsei, ütlema, et meil oli siin kakluseks või mingisugune mis tahes muu avaliku korra rikkumine, ta keeldub meile andmete andmisest, ta jalutab minema, siis meil seda õigust, teda väärteo korras, ma just toonitan seda väärteo korras, kinnipidamise õigust ei ole. Kui tegemist on nüüd ilmselge kuriteoga, siis see kinnipidamise õigus ja sekkumise alused jäävad tavapärasesse piiridesse võrreldes tavakodanikuga, eks, et tavakodanik saab ka kurjategijat, on tal õigus tegelikult kinni pidada. Selles olukorras, mis see väärtegu oleks siis, mille puhul te ei tohi siis? No ütleme niimoodi, et kui seal on nüüd vägivallaga ikkagi selline korralik kaklus käib, siis on ilmselgelt on alust arvata, et tegemist on juba avaliku korra raske rikkumisega, ehk siis seda rikkumist pannakse toime siis vägivallaga, eks, ja seal on kuriteo tunnused, siis on see üks case, aga ütleme, et kui see avaliku korra rikkumine piirdub lihtsalt mingisuguse tõuklemise, mingisuguse sõnelemise või kas või agressiivse jauramisena juba seal midagi, mis ilmselgelt ütleme teistele möödakäijatele on niisugune ebameeldiv kogeda. Ja. Loomulikult, siis meil patrull saab sekkuda, ta läheb, ta sekkub, ta saab paluda neil see rikkumine lõpetada, ta saab anda neid korraldusi, aga jah, et ütleme, kui me nüüd tahaks alustada päris menetlust või ikkagi veenduda, kes need kodanikud on ja edasi, siis jah, kui sealt seda sellist head koostööd ei ilmne, siis seal jäävad meie käed küll seotuks kahjuks. Jah. Kas see pole mitte tobe olukord, kus ütleme, munitsipaalpolitsei peab mingis mõttes ju suhteliselt sellise tavapärase konfliktolukorra lahendamiseks kutsuma ikkagi mingil hetkel appi veel ühe politsei. Et natuke nagu liiga palju tegelemist asjaga, mida võiks palju kiirelt ja operatiivsemalt ära teha. Ma olen nõus, ta on tõesti selles mõttes tobe olukord, et veel kord korrakaitseseadus meile ka selle võimaluse ja ühiskond meile ka selle kohustuse paneb sellistele rikkumistele reageerida, aga jah, siis mingil hetkel tekivad sealt need meie-teie teemad, eks, et kes nüüd mida edasi saab teha ja natukene tegelikult ma tahan tulla tagasi ka meie enda ametnike selle ohutuse juurde, et kas see tegelikult väga palju ikkagi määrab seda sekkumise taktikat, et kui sa näed, et see on ikkagi 20-pealine kamp, me teame, et meil õigus mingisugused erivahendid, midagi sellist kasutada ei ole otseselt, saame tõrjuda rünnet ametniku vastu nii-öelda siis lihtsalt tava hädakaitse tõrjumise vaates, eks, või selle rakendamise vaates, et ma saan ametnikest ka aru, et ka nemad hakkavad võib-olla mõtlema lihtsalt paar sammu ette, et aga mida ja kuidas ma nüüd teen ja kuidas ma sinna sekkun, et mu enese ohutus oleks tagatud. Ma võtan siit sõnasabast kinni ametnikest rääkides, et millised vahendid ühel ametnikul ikkagi nii-öelda väljas patrullis käies on? Siis mupo ametnikul. Mupo ametnikul, just.
jah, tulirelva me ei kanna, igasuguseid tasereid me ei kanna, teleskoopnuia me ei kanna, ühesõnaga selline tava tsiviilkäibes lubatud enesekaitsevahendid, neid me tohime kasutada, jällegi rõhutan seda, me tohime neid kasutada ainult enesekaitseks, kui meid rünnatakse, et me ei saa minna kaklust lahutama või seal neid vahendeid kasutada lihtsalt selle olukorra lõpetamiseks. Neutraliseerimise õigust puudub. Sellist õigust meil ei ole jah, ja seda praegune seadusandlus ei võimalda. Ma konstrueerin siia veel ühe nii-öelda argielust pärit teema, näiteks Kanuti aia noored, seal käib ilmselgelt õhtuti mingisugune selline agressiivne sebimine, teinekord päris agressiivne, aga sageli lihtsalt selline tülikas ja vastik sebimine, mis jällegi pargist läbi jalutajatele või mööda jalutajatele on lihtsalt ebameeldiv. Millised võimalused on jällegi nüüd mupol seal kord majja lüüa? No mupol tegelikult see õigus nüüd selle korrarikkumise lõpetamises sekkuda on ja tegelikult, et mitte jääks kõlama nüüd seda, et me ei saa mitte midagi teha, me saame küll ja me teeme ka tegelikult, et täpselt samamoodi, et ütleme niimoodi, et ju enamikel juhtudel piisab sellest, et see meie patrull läheb sinna, et ütleb, et kuulge, lõpetage ära, te häirite siin kaaskodanikke, nii edasi. Ja tegelikult see probleem laheneb, üldjoontes minnakse laiali. Tegelikult selles mõttes ei ole küsimus. Tihtipeale isegi ei pea ka verbaalselt sekkuma, et mida me näiteks oleme nüüd selle viimase paari loo vaates teinud, kus on räägitud, et vana linn on ebaturvaline. Tegelikult piisab täiesti sellest, kui meie patrullid mingitel ajahetkedel teatud kohtades lihtsalt seisavad. Sest et naljaga pooleks võib öelda, et viina võtta politseiauto kõrval on ikka äärmiselt ebameeldiv. Et tegelikult piisab sellest, kui see auto sinna läheb, pargib, tihtipeale ei pea seal üldse midagi rääkimagi ja see seltskond lihtsalt vajub laiali. Et teeme sellisel kujul tööd tegelikult igapäevaselt. Kas mupo võib sekkuda puhul, kui on selline lärmakas, tänavale kostuv ja võib-olla ka, ütleme siis selgelt naabreid häiriv korteripidu? Korteripeo puhul nüüd ei või, et siit tekib nüüd see vahe sisse, kas tegemist on sellise avaliku üritusega, avalikus ruumis oleva üritusega või erapeoga, et kui see korteris tekib see lärm ja see on ikkagi väga selgelt ei ole avalik üritus, sinna igaüks minna ei saa, siis nad ei saa, piletit osta ei saa, siis tegelikult meie sinna sekkuda ei saa, et see on nüüd juba siis politsei pärusmaa. Isegi ukse taha ei või minna, koputada öelda, et pange palun vaiksemaks. Otseselt meil nagu õigust ei ole sinna sekkuda. Mida me saame teha seda ja me teeme ka igapäevasti neid kutseid, me saame, mis puudutab nüüd lõbustusasutusi või avalikus ruumis olevaid kontserte. Täpselt. See on meie pädevuses, seal me ka käime nädalavahetustel päris tihti, kus me palume selle muusika vaiksemaks keerata või siis välisukse sulgeda, ühesõnaga võtta kasutusse mingid meetmed, et siis mitte seda rikkumist enam toime panna. Krimiraadio jätkub. Meil on stuudios külas Tallinna munitsipaalpolitsei juht Elari Kasemets ja saate viimases osas räägime laiemalt sellest, millised on üldse mupo volitused ja võimalused. Elari, ma toon veel mõned näited, et siis mupo volitusi kuidagi täpsemini kaardistada. Oletame, et keset päeva ühel poe esisel platsil kakerdavad ilmselgelt juuatäis inimesed, kes jällegi päris selgelt segavad neid, kes seal siis kas poes käivad, oma asju ajavad. Mida teie saate selliste inimestega teha? Nii-öelda asotsiaalse elemendiga. Me saame siis korrakaitseseaduse alusel sekkuda, nad rikuvad ilmselgelt avalikku korda, eks nad viibivad seal kas siis joobesolekus, häirivad teisi inimesi, me saame neil käskida või paluda siis selle rikkumise lõpetamisteks. Me saame ka väärteomenetlust läbi viia, aga jällegi me jõuame tagasi sinna, et seda sellisel juhul, kui nad meile oma andmed annavad või oma dokumendi esitavad. Aga jah, me ei saa neid avalikus ruumis kinni pidada väärteokorras, rääkimata siis sellest, et neid siis kuskile toimetada. Kas te tõesti ei saa toimetada ka neid linnavalduses olevasse kainestusmajja näiteks? Kainestusmaja opereerib politsei ja sellega tegeleb politsei. Ta ei olegi Tallinna valduses hetkel veel? Kainestusmaja kui selline on Tallinna valduses, aga ütleme nii-öelda siis, nimetame seda teenuse pakkumiseks, nii naljaks kui see ka ei ole, siis sellega tegeleb politsei.
No aga võtame veel olukorra, siin on viimasel ajal juttu olnud ka bussidest, trammides märatsevatest noortest, kas mupo neid kuidagi tohib korrale kutsuda, ma ei tea, vanemad välja kutsuda, vestelda, kas võib bussist maha tõsta? Jõuga välja tõsta ei tohi. Jõuga välja tõsta me tegelikult ei tohi, kätt külge panna ei saa. Jällegi, ta ei ole nüüd nii suur probleem alati, et ka nüüd me tegelikult ju täiesti süvendatult tegelesime selle Põhja-Tallinna probleemiga, kus need noored seal laamendasid ja väga edukalt me tegelikult tuvastasime lõpuks selle ninamehe, seal paar siis põhiliselt kambajõmmi veel, kõik need materjalid on ka politseile üle antud, politsei on menetluse alustanud, politsei tegeleb lapsevanematega, kooliga ja nii edasi. Aga jah, meil mingites kohtades võib-olla on käed natukene seotud rohkem, aga see ei tähenda seda, et me sellega ei tegeleks ja loomulikult, et kui meile neid nimesid antakse, me saame ju neid nimesid kirja panna, me saame menetlust alustada, me saame kasutada muid meetmeid, me saame teavitada, ettekirjutusi teha, sõltuvalt nüüd rikkumisest konkreetsest ja nii edasi, et kõike seda me tegelikult teha saame. Aga jah, päris kinni pidada, välja tõsta, sellist õigust meil ei ole. Ma olen kuulnud, et Riia munitsipaalpolitseil on väga laialdased volitused tegutseda. Ja Tallinna omal peaaegu üldse mitte, nagu me senisest jutust oleme aru saanud. On see nii? Kui nüüd võrrelda kahte linna? Jaa, Riias on tõesti munitsipaalpolitsei on päris suur ja arvestatav jõud, nad teenindavad väljakutseid, tegelevad liiklusjärelevalvega ja nii edasi. Ma nüüd ka päris peensusteni tean küll seda, et see pool, mis puutub nüüd kriminaalmenetlust, uurimis, kõik, et see on ikkagi riigipolitsei käes ja seal on neil pädevus puudub, aga jah, neil on olulisemalt laiemad õigused tõesti kui meil, et näiteks liiklusjärelevalves me mingit pidi osaleda ei saa. Liiklusjärelevalvest rääkides ja nendest õigustest, siis kus saab mupo liiklusolukorras mängu tulla ja kus ei saa siis? No munitsipaalpolitsei saab tulla mängu siis, kui me peame nüüd seda liiklust selle kuidagi sulgema, reguleerima, siis kas tänu mingisugusele erakorralisele sündmusele, õnnetusele, avalikule üritusele. Ütleme, kõige parem näide on see, et kui politsei käib vahepeal tegemas sihtsuunitluse tegevust bussirajal, kus ta suunab bussirajalt ära kõik need sõidud, kes ei peaks seal sõitma, ehk siis ühistransport võib seal sõita või elektrisõiduk, eks, aga kõik muud suunab ära, siis meie seda lihtsalt niisama tavapärase töö käigus teha ei saa. Me saaksime teha siis, kui ütleme, et ma ei tea, et seal näiteks bussirajal oleks mingisugune uputustoru lõhkeb, eks, ja seal lihtsalt ei ole ohutu sõita, siis me saame seda teha, saame lihtsalt ohutuse tagamiseks seda teha või siin mõned nädalad tagasi, kui Järvevana tunnel uputas, siis munitsipaalpolitsei oli see, kes siis selle tunneli pani liikluseks kinni ja me lihtsalt siis reguleerisime liiklust sealt mööda. Seda me saame teha. Aga rattarajad, kergliikurid? Ei, seal nende sellist kontrollimise õigust, kinnipidamise õigust meil ei ole ja tulles edasi, et sealt tekib ka natuke naljakas olukord, et tegelikult meil on ühistranspordiseaduse alusel, meil on taksokontrolli pädevus, aga kui takso seisma ei taha jääda, siis ka seal me mitte midagi teha ei saa, sest me seda taksot peatada ei saa. Kas mupo, Tallinna munitsipaalpolitsei tahab tegelikult saada palju laiemaid volitusi, et tegutseda? Me kindlasti tööd selles osas teeme, et see on nüüd selline tunnetuse koht, et mis tähendab laiemad õigust. Tegelikult me ei taha kindlasti mingisuguseid selliseid õigusi, kus naljaga pooleks võib öelda, et me nüüd hakkame pikkade püssidega bussijänesid jahtima, kindlasti mitte. Ma küsin täpsemalt. Aga elementaarseid asju. Ja, mida teha, et mupo oleks tegusam, asjalikum korrakaitseüksus? Hetkel ta tundub, et ta on selline väga piiratud võimalustega üksus, nagu teotahet ja inimesi on, või vastupidi, siis inimesi on ja teotahet on, aga on vähe võimalusi. Et seal on ilmselgelt vaja mingisuguseid seadusi, mingisuguseid määrusi, mingisuguseid ettekirjutisi, mis annavad teile võimaluse siiski sekkuda seal, kus on vaja sekkuda ja me ei räägi ju pikkadest püssidest, vist just nimelt nagu on Riias siis. Ja tihtipeale see diskussioon või mõttekäik jõuabki nagu sinna teise äärmusesse, et nüüd me hakkame kõigil käsi raudu panema, gaasitama neid sealt kuskilt bussist jõuga välja tirima, et ei kindlasti mitte, et me räägime ikkagi sellisest elementaarsest sekkumisest mingisuguse konkreetse rikkumise puhul, kui see on nii-öelda hädavajalik või viimane meede, eks. Et täpselt ju samadel alustel, seda teeb ka politsei. Politsei on õigused olemas, aga me ei näe seda, et tavapolitsei käiks ja meid kõiki muudkui käsi raudu topiks igal pool või gaasi. See on äärmus juba, eks ole. Absoluutselt. Aga lihtsalt, et anda kindlust meie ametnikele, et kui nad sekkuvad, nad teavad, et neil on mingisugune õiguslik baas, mingisuguseid asju kasutada ja tegelikult veel olulisem, ma ikkagi tooksin välja selle ühiskonna ootuse, et ma arvan, praeguses maailmas, kus üks kriis ajab teist taga ja ma arvan, et
selline turvatunne on suhteliselt õrn, siis just see ühiskonna ootus on ka see, et tegelikult kui nad näevad seda nii-öelda värvilist autot, mis sest, et ta ei ole päris nendes värvides politseiauto, nad ikkagi ootavad, et seal see vormis ametnik tuleks, sekkuks, lõpetaks, aitaks hädas olijat, et ma arvan, et see on see olulisem ja igaks juhuks ma rõhutan ka seda, et tegelikult see, et me tegeleme turvataktika koolitustega igapäevaselt, see on tavapärane meie jaoks, see, et me viime läbi enesekaitsetreeninguid, teeme füüsilised katsed ametnikel, kõik meie ametnikud läbivad Sisekaitseakadeemias korrakaitseametniku kursuse, et saada seda nii-öelda ka haldusmenetlus ja väärteomenetluspädevust, et tegelikult see on kõik see, mida me praegu juba teeme ja teeme päris suures mahus, et see ei ole päris niimoodi, et ja me anname endale ka aru, et see ei ole nii, et kui me saame mingid õigused, et siis me nagu kargame kuskile välja majast ja hakkame neid õiguseid realiseerima. No, õiguste laiendamisest on tegelikult ju räägitud ikkagi aastaid, 21 aastat on mupo vana, ma märgin ära. Aga kas on kuidagi õige arvata, et jätkuvalt saadab munitsipaalpolitseid justkui selline Savisaare erapolitsei vari, et kas see võib olla põhjus, et miks jätkuvalt neid volitusi kuidagi juurde ei tule? Eks see ajalooline taak kindlasti seal rolli mängib, ei hakka üldse ilustama ega salgama seda, see on selge. Võib-olla tõesti ta kunagi loodi mingisugustel teistel alustel või põhimõtetel, aga täpselt 21 aastat on nii pikk aeg, et ma arvan, et me oleme päris palju selle ajaga arenenud ja kui me mõtleme ka kas või Eesti politsei peale, et ma arvan, et 90-ndatel Eesti politsei ka teab, mis populaarne asutusega, aga mõeldes, kuidas seda praegu ühiskonnas väärtustatakse ja usaldatakse, siis ma arvan, et see on lihtsalt selline elementaarne areng. Ja ma arvan, et mingil hetkel võiks meie ka nüüd teha selle ühe sammu edasi, saada seal mingisugused täiendavad õigusi. Loomulikult nende õiguste rakendamisega tulevad ka meile mingid kohustused, me peame ka ikkagi mingit pidi siis nii-öelda nende rakendamisele vastama, ennast siis täiendama, õppima ja nii edasi. Aga sinna taaga juurde veel kord tagasi tulles, ma arvan, et see teine osa sellest probleemist on kindlasti ka see, et ega väga ei teata ka, millega munitsipaalpolitsei tegeleb, et tänagi, et me räägime siin hästi palju nii-öelda sellest reageerivast poolest, patrullidest, aga tegelikult siin teine väga suur ja oluline tükk munitsipaalpolitseist on see, mis tegeleb tegelikult elanikkonna kaitsega, Tallinna kriisideks valmistumisega, kriisi juhtimise süsteemi üleval hoidmisega. Kas või sinnamaale välja, et Tallinna munitsipaalpolitseiamet on see, kes hoiab Tallinna kriisivaru. Meil on mitmele 1000 inimesele voodid, toitlustus, evakuatsioonikohad, et kõik see on see samamoodi, mida me teeme. Tegeleme ka ennetusega, me nõustame korteriühistuid, kuidas saada kriisikindlaks. Me käime lasteaedades, meil on lausa patenteeritud selline koduste varude mäng, millega lapsed väga hea meelega kaasa tulevad, et see on see teine pool võib-olla, mida nii väga ei teata. Kindlasti, kuulen nii-öelda esmakordselt seda poolt teie tööst. Kas on mingisugune üks esimene, kõige olulisem asi, mis nüüd lähiajal tuleks korda seada, et teie ütleme, elu oleks kergem ja tegevusraadius oleks laiem? Kõige põhilisem hetkel, täna? Eks ma arvan, et see üks seaduseelnõu, kus meile mingisuguseid täiendavaid volitusi juurde antakse, et see nüüd uuesti sealt sahtlist välja võetakse ja ta nüüd läheks nagu reaalselt selles mõttes töösse, et saaks ka selle seaduse jõu taha. Ja on öeldud mulle et sellega, mis 7 aastat tegeletud mingisugusel kujul, et võib-olla nüüd oleks aeg ta nagu ära vormistada ja meie omalt poolt teeme kõik, et me seda võimaliku seaduse muudatust siis ka väärikalt välja kannaks. Just nii. Aga sellega on tänane Krimiraadio läbi. Tallinna munitsipaalpolitsei juht Lari Kasemets, täname saatesse tulemast. Saate esimeses pooles uuris Raul Ranne siis, miks on ohtlikud kõikvõimalikud ise hakanud pedofiilikütid ning teises pooles püüdsime selgusele jõuda, miks Tallinna munitsipaalpolitseil on nii ahtad võimalused avaliku korra kaitses kaasa lüüa. Täname kõiki külalisi ja täname kuulajaid. Saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris järgmisel teisipäeval. Kuulmiseni! Krimiraadio.